Kristiina, kui ühtne on Raigu kogukond? Ma arvan, et meie see meelsus on kõigil sarnane ja ikkagi me hoiame kokku, et kui on abi vaja, siis abistame üksteist. Ma arvan, et üldiselt on selline pigem kokkuhoidev. Millised on sinu meelest Raigu küla vaatest kõige põletavamad Väike-Maarja valla teemad, mis vajaksid ehk paremat lahendust? No kõige olulisem on muidugi ühistransport või siis alternatiivid. Et kuna need bussid sõidavad nii, nagu nad sõidavad, kõik bussid meil ei peatu, siis väga tore oleks, kui näiteks valla kõik kergliiklusteed saaksid tulevikus ühendatud, sest see riigi suur tee, maantee, mis siit meilt läbi läheb, tore on, et ta siit läbi läheb, aga tänapäevase liikluse jaoks on see väga kitsaks jäänud. Et kindlasti peaks seda teed mingi hetk siis riik korda tegema, aga näiteks kui seal oleks kergliiklustee kõrval, siis oleks meil palju parem võimalus, kes tahavad siis sporti teha, lastel oleks ohutum ratastega sõita kas või kooli, et ei peaks ootama bussi või koolist koju tulla, kui näiteks tunnid peaksid varem ära lõppema, kui buss tuleb. Samamoodi ka, kes tahavad, saavad rongi peale minna, et ei pea ka bussist sõltuma. Aga tervishoiu inimesena üleüldse vallas ma näen seda, et valla elanikke peaks harima just teiste märkamise osas. Ja seda just ennekõike, kuidas anda esmaabi. Ja see on nüüd minu üks südameasi, mille ma kindlasti moel või teisel teen teoks. Mida sa soovitad valijale? Valijale ma soovitan seda, et kindlasti tuleb valida. Oma arvamust tuleb avaldada. Tuleb valida selline kandidaat, kes tundub usaldusväärsem ja kelle lubadused panevad nii-öelda südame kiiremini tuksuma, tõstab vererõhku. Et osad, kes kandideerivad, on varem juba kandideerinud. Neid saab nende tegude põhjal hinnata, aga neid, kes ei ole valitud ja kandideerivad esimesi kordi, nemad peavad siis tõestama ennast.